Noh, ega siin, ega tudengile nüüd ju ei saa mingit eraldi nõudmist esitada seoses eraõigusega. Me ikkagi saame rääkida tudengitele nõudmistest üldse. Tudeng peab ikkagi korralikult õppima, nii et mulle väga meeldis see seoses koolide ümber toimuva aruteluga, et kus Lauri Leesi viis sellele, et me ei pea mõtlema selle peale, kuidas õpilastel elu kergemaks teha, et siiski ei tasu ära unustada seda, et kõik väärt saavutused tulevad läbi pingutuste, nii et ega tudengile, mis ikka muud soovitad, sa pead korralikult pingutama, tudengi käest tuleb korralikult nõuda. Aga mis peab tudeng ikkagi, mis siis see on, mis näitab seda hariduse kvaliteeti, selle õigushariduse kvaliteedist on ka ju meil palju juttu olnud, eriti seos sellega, et on ju küll siin olnud ju neid erakoole, kes on pakkunud ka juriidilist haridust ja mille kvaliteet on väga küsitav. On ikkagi, see kvaliteedi näitaja on baasteadmised, et ega kui tudeng lõpetab ülikooli ja see puudutab ainult eraõigust, et seda, kas on korraliku hariduse saanud, on ikkagi see, et tal on baasteadmised, ta oskab mõelda, ta oskab õigetes kohtades lugeda, et ta oskab orienteeruda. Et mida mina olen kogenud niimoodi praktikas, kokkupuutudes erineva võib-olla haridustaustaga juristidega, et kõige kahetsusväärsem on see, kui sa näed, et inimene tegelikult on tubli ja püüab ja võib-olla paljud üksikküsimused selgeks teinud, aga baasteadmised puuduvad ja see võib saada päris suureks takistuseks edukale karjäärile.